Jou kuradi poole paiksed, mina olen kõigi lemmik Eesti kurikuulus YouTuber, muusik, suunamudija ja poole kohaga värdjas nimega Баю-баюшки, прибежали заюшки, зайки сели на краю. Kutid, asi on nüüd selline, et ühes väikses Minecrafti serveris nimega Hypixel toimub selline turnament nimega Grinch Simulator Tournament. Ja kui te olete top GeoBlade'i vaataja, siis te ka teate kindlasti, et ma osalesin 2 aastat tagasi ka Grinch Simulator Tournamentil, kus ma sain 292. koha, mis ei ole tegelikult nii halb, kui see kõlab, usu mind, sest kui sa vaatad, mitu inimest osales sellel ajal, siis peaks ikkagi sitaks hea koht olema. Aga mul ei piisanud sellest nii-öelda 292. kohast. Mul oli vaja midagi enamat, paremat kohta. Aga how the fuck see võimalik on, kui tournament on juba läbi, koht on ju lukus ja nii edasi. No ma ütlesin ise oma enda kätega Minecraftis ainult command blokke kasutades enda versiooni Grinch Simulatorist nimega varastamissimulaator, et ma saaksin õppida, kuidas paremini kinke varastada. Olete rabatud? Muidugi olete. Peale minu Burgling simulaator valmimist ma hakkasin natukene harjutama. Kes teab, äkki varsti tuleb uus Grinch Simulaatori tournament, kust ma võin saada päriselt hea koha, sest nagu te mäletate 10 sekundit tagasi, ma ütlesin, et 292. koht ei olnud väga hea, sest see oli jumala pask. Igatahes 2 aastat möödus ja Hypixel kuulutus välja Grinch Simulator Tournament Vol 2. Mida pekki, jah ma tean, mida fucki, AP. Ja kuna mina vana Grinch isiklikult võtan väga südamesse, kui vargus tehakse võitluseks ja kompetitiivseks, siis kindlasti ma ei saanud seda lihtsalt käte vahelt nahhu lasta, eks ole. Nii et ma avasin Minecraft Hypixel ja hakkasin Grinch Simulatorit grindima, ehk teisisõnu sõjaks valmistuma. Sun Tzu on kunagi öelnud, mitte üheski lahingus ei ole vaenlase alistamine ülimmeisterlikkus. Ülimmeisterlikkus seisneb vaenlase vastupanu murdmises võitluseta. Mis kinnitas minu strateegia, mul oli vaja võita minimaalse võitlemisega. Kuid mida see tähendab? See tähendas seda, et kuna Grinch Simulatoris saab oma vastaseid peksta, et neid segada ja nende tegevusi aeglustada, siis ma seda ei teinud. Või no, ma proovisin nii vähe seda kasutada kui võimalik. Ja selle asemel ma hoopis kasutasin võimalust minna kohtadesse, kus vastast ei olnud, et neil ei oleks võimalik mind saboteerida. Usu mind, see strateegia aitas mind tohutult. Ja jah, mul on Sun Tzu isiklik sõjakunstiraamat praegu oma käte vahel. Hull, ma tean, eks ole, no täiesti igatahes strateegia paigas, ma olin valmis minema sõtta. Kuid oi, jumal, mis hiiglaslik käkk, pask isegi. Mis asi see veel on? Nad otsustasid, et selle tüüpilise maailma asemel, mis kõigile avalik on, nad otsustasid kasutada 3 aastat tagasi kaotatud maailma, mis muutis täielikult minu strateegiat. Ei ole võimalik ju. Mitte see mapp. Kas nad muutsid maju? Tegelikult mitte, ma olin lihtsalt natukene kohkunud, mis oli tegelikult täiesti pohhui, sest teiste kahjuks ma mäletasin seda maailma nagu oma 6 varvast või see 5 sõrme või mida fucking iganes. Palun, ma ei ole lätlane, uskuge mind, palun. Ma olin esimese 4 mänguga Master Bracketis, mis on kõige kõrgem bracket, kuhu sa võid saada, mis tähendab seda, et ma võitsin kõik esimesed 4 mängu, mis on fucking crazy. Ja siis ma hakkasin kaotama mänge, sest Master Bracket on põhjusega kutsutud Master Bracketiks, sest seal on fucking higid, kes elavad selles fucking mängus, see on õudne. Ja kokku lugedes tegelikult tuli mul lausa kohutavalt 5 mängu 60-st, kust ma ei saanud esikolmikusse. Ma tean, väga õõvastav ja tülgastav, rõve ja nõme ja pettumust valmistab. Igatahes peale 5 tundi ja 1 kusepausi oli mul kõik 60 mängu mängitud. Ning ma istusin väga mõnusalt 18. kohal. Mida? Kuid pask oli selles, et 32 tundi oli veel aega kõikidel teistel võistlejatel veel oma mängud nagu ära mängida. Mis tähendas seda, et ma kindlasti langen oma positsioonilt veel mitu kohta. Ning nüüd ongi see sitt, et me peamegi 32 tundi ootama. Igatahes 32 tundi hiljem ma panin tähele, et minu lõpp-positsioon trummipõrin. Oota, ma pean minema trumme mängima natukene. Trummipõrin oli 80. koht.
mis matemaatiliselt tähendas seda, et ma olen 212 kohta kõrgemal kui esimeses Cringe Simulaatori tournamendis või 3,65 korda parem kui esimeses Cringe Simulaatori tournamendis või 72,6% parem tulemus kui esimeses Cringe Simulaatori tournamendis või 3200. Igatahes, aitäh vaatamast. Mina olen ja olin ja jäin edasi olema Afke, Eesti parim kompetitiivne varas. Ma ei tea isegi, kas kompetitiivne on sõna või mitte, mul on nii pohhui. Ma oskan varastada paremini kui sina, su ema ja terve su fucking suguvõsa. Aitab küll. Palun Kaja Kallas ära võtta mu mööblid. Lember-kõmber. Lember-kõmber. Lember-kõmber.